ükski seadusandlus ei ole igavene ja kivisse raiutud. Võib-olla Hammurapi seadused olid kivisse raiutud õigemini savitahvlitel. Me praegu näeme, et selle konkreetse Lihula intsidendiga seoses me oleme maksnud teatud seadusandlike aukude, aga ka psühhiaatriliste tõendite suhteliselt formaalse väljaandmise eest inimeludega. Ja need on need kohad, kus me peame väga tõsiselt võtma asja luubi alla ja väga tõsiselt analüüsima, mis on valesti, mida on võimalik teha paremini ja kui kiiresti me saame seda teha. Ja ma julgen küll öelda, et tegelikult me alustasime tööd juba nädalavahetusel. Helistasin kantslerile, mõnedele meie ametnikele, rääkisin Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoriga, et me kõik oleme praegu huvitatud, et need muudatused, need täiendused, need parandused läheksid töösse võimalikult kiiresti ja et nii palju, kui meie võimuses on, oleks selle kaudu võimalik välistada järgmiste taoliste traagiliste juhtumiste aset leidmise. Antud juhtumi valguses oleme siis analüüsinud 3 võimalikku lahenduskäiku. Üks lahenduskäik puudutab siis seda, et kas olemasolevad relvaseaduses juba kehtivad piirangud on piisavad selleks, et välistada tulevikus neid olukordi. Ja üheks võimaluseks on tekitada selline automaatne keeld, et teatud tegude puhul, kus inimene on näiteks raske vägivalla kuriteo toime pannud, et tal kunagi ei teki ka õigust relvaloa taotlemiseks. On üks võimalik variant, et teine võimalik analüüsiobjekte, mis meil on arutelul olnud, mis vajab edasisi arutelusid, on see, et sõltumata sellest, et kui ma olen nüüd kõik oma senised karistused ära kandnud ja ma olen siis relvaluba taotlemas, mida võimaldab tänane seadus, kas need alused, kuidas ma täna hindan seda potentsiaalset võimalikku riski tulevikku või annan sellele ohukriteeriumid, kas need on täna piisavad selleks, et välistada selliste olukordade teket. Ja kolmas oluline aspekt on kogu muudatuste juures see, et kuidas me täna hindame inimese tervislikku seisundit ja kas me saame selle kohta õigeaegselt infot, kui näiteks 2 loa, ütleme siis menetluse või sellise perioodi vahel, kus inimesel on relvaluba käes, see on selline 5-aastane periood, et kas me vahepealsel ajal saame teada sellest, et kas inimesel on, tema tervisega on midagi sellist drastilist juhtunud, mis välistaks talle tegelikult relva andmise. Laupäeva õhtul 21.44 sai politsei väljakutse Lihula bensiinijaama, kus oli toimunud liiklusavarii. Antud väljakutse täpsustus 22.00 paiku, et Lihulas toimub tulistamine ja me muutsime oma väljasõidukohustust. Meie üksused said tugevdatud väljasõidukohustuse. Kohale jõudis kiirreageerimisüksus 22-23, oli selleks ajaks siis valmis ründama kurjategijat. Algas jaht metsas, algas kurjategija tabamisoperatsioon metsas ja kurjategija kinnipidamine õnnestus meil 00.36. Hiljem siis alustasime metsa läbivaatust, et olla veendunud, et ründaja on üksi, et ta ei tegutse kellegi koos, et siis välistada kõiki muid ohte. Kahjuks tõepoolest 2 inimest hukkusid, 2 last on jätkuvalt haiglaravil, 3-aastane, 5-aastane ja loodan, et nad paranevad õige pea.